elupaiga taga. Ma kohe ka vastasin sellele meilile, et Eesti Metsaabiks MTÜ-l on sõlmitud Keskkonnaagentuuriga leping, et meil on, et kõik need asukohad on teada ja meil on nii-öelda omakorda siis vaikimiskohustus. Aga sellele ei ole mingit vastust tulnud, et praegu on 33 päeva juba mööda läinud, et me tegelikult oleksime soovinud seda siis dokumenti kasutada siis oma ettepanekute kirjutamisel. Absurd. Ja ma mõistan, ma seda konkreetset uuringut kommenteerin võib-olla veel nii palju, et see sai tehtud juba ennem seda, kui Keskpolügooni riigi eriplaneering oli selleks, et saada teada, et millised kaitseväärtused on koridorides. Ja tol hetkel ei olnud osa avalikust protsessist ja tegelikult ongi ametkondlikuks kasutuseks ühe versioonina tehtud dokument. Ma hästi kiiresti ütlen, et tegelikult on olemas selline asi nagu Orhusi konventsioon, mis ütleb, et loodusandmed tegelikult peavad olema kättesaadavad just nimelt nendel tingimustel, et meie siis hoiame esimese ja teise kaitsekategooria liikide elupaikasid. Ma kohe jõuan selle juurde. Et mis puudutab neid esimese ja teise kati liike, siis tegelikult me oleme omalt poolt need andmed esitanud Keskkonnaametile, et need jõuaksid ka keskkonnaregistrisse. Selle protsessi käigus selgus see, et mingil põhjusel ei ole nad Keskkonnaametist edasi liikunud Keskkonnaagentuuri. Ehk need liigid, kes mis seal uuringus on, nende kaardirakendustel, mis te nägite avalikult, nad veel ei kajastunud, aga nad kõigis meie mõjuhindamistes ja programmi keskkonnaülevaates juba arvestatud. Me oleme omalt poolt keskkonnaeksperdile esitanud. Ja nüüd uuesti ka Keskkonnaametile, kes siis tõenäoliselt peab uuesti üle vaatama, enne kui nad Keskkonnaagentuurile sissekandmiseks esitab. Aga see info on tegelikult juba üsna ammu kogutud ja ka saadetud. Aga dokumentide teabenõude alusel ei väljasta Eesti Metsaabiks MTÜ-le? Tõtt öelda, ma ei tea, mis seis on viimasena. Kuna ta on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse pealt vastu võetud, ma tean, et see teabenõu on tulnud, siis ma ei tea viimast seisu, kas ta on väljastatud või ta ei ole väljastatud. Ma saan aru, et ei ole siis veel. Aga see info kui selline, ta on meil aruandes sees ja ta peab jõudma ka registrisse. See ei ole minu personaalne küsimus. Eesti Metsaabiks MTÜ ikkagi tegutseb üle-eestiliselt ja ma olen ka Sigulküla elanik, seega ka kohalik. Aga ma tulen selle teema juurde, kas on konkreetseid küsimusi nende ühendusteede kohta, sest muidu me ei jõua neid blokke läbi käia. Paljud küsimused kindlasti käivad korduvalt ühes ja teises kohas, aga võib-olla ma jõuan siis natuke neid ettepanekud avada rohkem. Kas ma võin kiiresti küsida veel ühe küsimuse metsaraiete kohta? Indrek Tammerand, looduskaitsebioloog, on öelnud, et on olemas selline rahvusvaheline hea tava, et aladelt, mis on sõjaväe kasutusel, tegelikult tavalist nagu raietegevust ei tehta. Et see on hea tava, mis on kõikidele nii-öelda rahvusvaheliselt teada. Aga Eestis nagu nii Nursipalus kui Soodlas on nagu mingisugune eriolukord, kus RMK siis paralleelselt Kaitseministeeriumiga siis nii-öelda tuleb inimeste nagu nii-öelda koduhoovidesse, ehk inimesed on topelt löögi all. Ja minu meelest ka eilsel koosolekul sai öeldud, et RMK toimetab lihtsalt oma siis nagu nii-öelda tavaliste metsamajandamiskavade alusel, aga sellist asja ei tohi olla. Esiteks, veel ei ole ju tehtud mürauuringuid, et need metsad ju peavad püsti olema müratõkkeks kõigepealt esiteks, teiseks ka nii-öelda puht emotsionaalsed põhjused, ehk on olemas ka teadusuuringud, et inimesed vajavad metsasid ja rohealasid selleks, et olla terved, selleks, et tarbida vähem ravimeid. Ja põhimõtteliselt ma arvan, et enamus inimesi kõik saavad aru, et me oleme sõjaolukorras, me oleme tagalas, me tegelikult vajame nagu mingil moel nagu kaitset Eestile. Enamus, peaaegu kõik inimesed saavad sellest aru, aga just nüüd metsanduse poole pealt, lageraiemajanduse poole pealt on nii Nursipalus kui Soodlas inimesed topelt löögi all ja see on täiesti tarbetu, et RMK samal ajal tegeleb metsamajandamisega, kui me nüüd tegeleme nende polügoonide laiendamisega, mis nagu kohati on mõistetav. Raha ja inimesed teavad. Võib-olla, ma ei tea, kas meie poolt on kaupa siia jõudnud, kes täna veel kord suhtles üle RMK-ga, et mis see viimane seis on. Meie teadmine oli see, et RMK ei ole kuigi palju viimastel aastatel seal raiet teinud. Ma räägin, see meie teadmine, et kaupa suhtles täna RMK-ga veel üle. Meie inimesed on nendel aladel igapäevaselt. Me oleme ka täna neid alasid üle vaadanud ja raied seal on ja on ka erametsadel need raied ja tõepoolest on need ka meie harjutusväljal olnud.
keskpolügooni ümber on ainult RMK mets. Et mis puudutab keskpolügooni ümbrust, seal tõepoolest RMK minule teadaolevalt vist seda majandab. Mis puudutab keskpolügooni ennast, siis seal on küll riigi eriplaneeringuga seatud väga konkreetsed tingimused, kuidas seal metsa võib majandada. Ja kuidas siin soodlasse peaks jätkuma, need tingimused erinevate huvigruppide koostöös. Ühe huvigrupina ka RMK selgitatakse selle protsessi keskel. RMK on üks osapool ja RMK on väga tihedalt seotud Keskkonnaministeeriumiga. Et meil ei ole kõige vähemagi sellest, et kui seal nendes puhveralades ja kaugel ka see mets säilib, aga siin on erinevad huvid ja me oleme kaardistanud teie huvid, RMK huvid. See protsess on käimas ja ilmselt neid arutelusid selles protsessis tuleb siin üks ja võib-olla rohkemgi veel. Et kuidas täpselt oleks vajalik see planeeringus täpsustada? Kas te tahate ma näitan teile konkreetselt pakkuda? Vabandage, siin on olnud. Täna sõitsin läbi selle ala. Ma hetkel ei taha, sellest me võime pärast edasi rääkida. Meil on tehtud reaalselt lageraide aasta tagasi ja kus täna raiutakse riigimetsa tehakse lageraide. Härma ususse tuleb täiega sealt müra. Tänu sellele lihtsalt võetakse metsu, jätke kuskile metsad alles. RMK-d kõik on. Kuskile kindlasti jäetakse alles. Lihtsalt ette ruttavalt kommenteerin seda. Müra modelleerimisel arvestatakse võimalikult müra leevendavate meetmetega, aga meile teadaoleval, eriti suurte relvade puhul, see mets ei anna päriselt müra leevendavat efekti. Ma olen nõus sellega, et psühholoogiliselt on ta väga oluline rekreatiivses mõttes, kõike seda ta on, aga müra leevendamise mõttes ta tegelikult modelleerimise tulemuste põhjal ta ei anna olulist mõju. Me loomulikult hindame, modelleerime erinevate meetmete mõju ja lähtume siis sellest, mis sealt tuleb siis ise. Kas te tahate öelda seda, et kui teha pauku metsas ja teha pauku põllu peal, et need paugud kostuvad erinevad paugusega, loomulikult kostuvad. Teed pauku põllu peal, kostub see kaugele. Teed pauku metsas, kostub see natukene lähemale. Tegelikult on see nii. Ma olen ise jahimas olnud, ma tean, kuidas pauk mõjub, kuidas pauk levib. Proua lihtsalt tema koodis. Ilmselt on mingi vahe ka paukudel, aga meie aluseks on modelleerimine. Aga võtaksime edasi käsi ja seesama ettepanek oli ka eile, et RMK ei peaks seda metsa sellel ajal majandama. Me saime selle protokolli, ka täna saime selle protokolli ja ma võtaksin järgmised küsimused, sest küsimusi on palju. Ma tahaks selle ettekande lõpuni käia ja võtaks need ettepanekud, need küsimused koos, sest väga suuresti siiski kattuvad. Päris palju küsimusi esitate ka juurdepääsu teede kohta, alates sellest, et miks ei ole need planeeringualas sees, välistage üks või teine või kolmas juurdepääsu tee. Siis oli ettepanek selle kohta, et see Põhja- ja Lõuna-Laskevälja ühendustee see ei sobi. On läbi käinud ettepanek, et tehke see ühendustee üle Tallinna või Tammi. Siis on mitmed ettepanekud seotud tihedalt ka selle sama müramõjuga, et mis teedel võiks avalduda ja ettepanekud, kuidas seda müramõjuga siis leevendama, et tehke müratõkke. Ja tehke kergliiklusteed ja tehke väga palju mindi juba ettepanekutesse, kuidas te leevendada, mis tegelikult, kui meil on programmi etapp, kui me küsime, millised mõjusid tuleks hinnata, siis see on juba tegelikult ette hüppamine sellest. Me võtame loomulikult selle teadmiseks ja mõju hindamise ekspert kindlasti ka arvestab ja teadvustab seda, aga iseenesest see ei ole nagu päris see sisend, mida me selles etapis nagu ootaksime. Siis harjutusväli ise. Et harjutusvälja koha pealt tuli ettepanekuid väga palju Lõuna-Laskeväljaga seoses, jätke see ära. Jätke see soolased välja. Tehti see puhvermöönd, mida me oleme öelnud, et me peame realistlikuks ja võimalikuks arvestada kuskil 500 meetrit, kus metsa säilitatakse. Tehke see kilomeeter, tehke see 2 kilomeetrit. Tagagi juurdepääs Sootla veehoidla põhjakaldale, lõunakaldale. Vist said äkki olulisemad asjad siin hetkel. Ja see, et miks on ta liiga, miks on see planeering nii üldine. Mõnda asja selgitan. Väga palju arvestamise võimalust selles mõttes ei ole, et ma alguses juba ütlesin, siis harjutusväli nendes piirides on täna asutatud.
me täpsustame harjutusvälja piiri kulgemist. Mis asi see piir üldse on? Piir on selline 4 meetrit lagekoridor, mille keskel on piiripostid, et igaühel oleks võimalik aru saada, et ta nüüd siseneb harjutusvälja alale. Et see on see piiriala, et kui me räägime niinimetatud laiendatud ohuala mõju hindamisest, ka siis seal me arvestame selle piiritähistusega. Mis puudutab lõunalaskevälla ja siis seda sood, siis nende ärajätmist me ei ole varem pidanud võimalikuks, ei pea seda täna, et Kaitseväe väga tugev seisukoht on see, et see, milleks see harjutusväli, just eriti ka see harjutus oli konkreetselt vajalik on, selliste õppuste harjutamiseks, selleks on vaja nii põhjapoolseid kui lõunapoolseid laskeväljasid, et ühest jääb väheks, et neid riigikaitselisi vajadusi seal täita. Me hindame looduskaitselisi vajadusi ja vaatame, kui palju meil on võimalik kokkuvõttes sellega arvestada. Mis puudutab neid puhvertsoonide laiendamisi, siis see ju tähendab ilmselgelt seda, et selle arvelt, et laskeväljad veel vähenevad laskeväljad, ehk et nende soomusmanöövermasinate liikumisraadius selle ala sees muutub selle tulemusena sisuliselt olematuks. Ehk kas see on asi, millega arvestamist me kahjuks ei pea võimalikuks, et kus täpselt ja millises osas see piir hakkab kulgema täpsustuses mõju hindamise tulemusena. Detailplaneeringu üldistusaste. Räägin need teemad üles, südame küsimus. Üldistusaste on üsna üldine, täiesti teadlikult ja vajalikuks peetuna üldine selleks, et me oleme kogenud keskpolügooni näitel seda, et väga detailne planeering, kus on sisse pandud asju, mis tegelikult ei pea üldse ruumilises planeeringus olema, saab väga ruttu takistavaks olukorras, kus areneb tehnika, muutuvad vajadused, muutuvad relvad suuremaks, ohualad suuremaks. Me täna räägime sellest, mida me parima teaduse puhul teame, mida seal teha on vaja, aga planeering annab võimalusi natuke rohkem just selles vaates, et riigi eriplaneering ei ole asi, mida iga 3-5 aasta tagant teha, et seal peab olema rohkem võimalusi antud, kui päriselt tekivad vajadused neid tegevuste elluviimiseks, mida ei ole detailselt õnnetud arvesse võtta, siis selleks tehakse vajalikult vajadusel mõju eelhindamised, vajadusel ka päris mõju hindamised ja need tingimused on kirjeldatud üldiselt keskkonnastrateegilise hindamises ja ka juba siis selles kehtestamise otsuses. Siis natuke sellest põhja- ja lõunakaldast, et need on alad, mis jäävad nagu ilma mingite kompromissideta ohualadesse, meil ei ole mitte kuidagi võimalik neid välja jätta. Meil ei ole plaanis seal vahetult kalde ääres masinatega müdistada, aga nad on vajalikud ohualadena, et neid lihtsalt ei ole kuidagi võimalik välja jätta. Ehitusõigusest rääkis planeerija juba üsna pikalt, ma sellele hetkel pikemalt ei peatu. Ja sama selle Koitteega rabaga, et see on vajalik ohualana, sinna ei ole plaanis minna, kuskil rabas meil masinat ka ei mütta. Ka jalastunud liikumiseks ilmselt vajadus on üsna väike ja mõjuhindamise raames täpsustab, kas see mis võimalik siis selleks on, et tugevaid vajadusi hetkel ma ei tea selleks. Vabandust, võtame siis järjest. Mina olen Külli Rahu. Mul on selline tegelikult vist mõjuhindajale küsimus pigem. Ja küsimus on see, et kas kunagi on juhtunud, et hinnangu käigus jõutakse järeldusele, et mõju on niivõrd suur ja see ei ole leevendatav ja seda asja teha ei saa? Ja sellist asja on juhtunud. Teie küsimus on ilmselt ajendatud sellest, et selliseid mõju hindamise aruandeid ei ole avalikustatud väga palju. Selle põhjus on see, et kui me jõuame järeldusele, et mõni tegevus ei ole võimalik selle tõttu, et mõjud on liiga suured ja leevendamatud, siis ju üldjuhul protsessis püütakse midagi ringi teha, midagi muuta, nagu ka täna siin on räägitud, et kui mõjude hindamine tuvastab, et mõni tegevus on liiga suure mõjuga, siis seda ei tehta, siis muudetakse planeeringu lahendust. Mina olen seda tööd teinud suhteliselt pikka aega ja mina olen avalikustanud selles valdkonnas ühe sellise mõju hindamise, mille tulemus oli, või järeldus oli, et selle projekti järgi seda tegevust ei ole võimalik ellu viia, aga see oli eraarendaja töö, leevendusmeetmed on siis tema jaoks äriliselt liiga kallid. Tervist, Sven Paavel Kirvi külast.
mul on üks küsimus ja mure juba tükemat aega, mis puudutab seda Soodla veeöödla ümbrust ennast. Et jälgides seda ajalooliselt võib täna üsna kindlalt väita, et tegelikult asi hakkas ka halvemaks minema peale seda, kui rajati need läbivad magistraalid, ütleme kuskil 15 aastat tagasi, et see looduskasutus on muutunud drastiliselt. Ma ei räägi ainult sellest, et mida Kaitsevägi seal teeb, tegelikult seda ruumi kasutavad, seda ala kasutavad ju ka kõik inimesed. Ja kui täna minna Soodla veeöödla äärde, siis jääb selline tunne, et sellel ei olegi peremeest. Tähendab, see on lagastatud ära täiesti ja seda ei ole teinud muidugi Kaitsevägi arusaadavalt, aga seda on tehtud sellepärast, et see ala on nii kergesti kättesaadav. Ja muidugi võib nüüd küsida, et aga mis siis, et see ala on kättesaadav, et väga tore. Aga mulle tundub, et need asjad peaksid olema kuidagi sünkroonis. Et kui nüüd ala on kättesaadav ja inimesed saavad seal liikuda, siis tegelikult peaks olema garanteeritud ka see, et seal on loodud inimestele nagu puhkamiseks vastavad eeldused. See on elementaarne tänapäeval. Ei saa teha niimoodi, et see lasta ise vooluteed. Et ma toon konkreetse näite, et ma käisin jaanipäeval Soodla veeöödla ääres. Siin on rajatud suvalisi ehitisi kilest, kontorimööbli, kilest peldikuid, vabandust. Maju on ehitatud, siin on ehitatud maju. Mingi pildistage neid. Ma panin selle info välja ja minuga võttis järgmisel päeval ühendust Sten Väinaste, ma pakun, see on Põhjapiirkonnast ja ma olin väga üllatunud, et ta seda kiiresti tegi ja küsis, kus koha peal need hooned on rajatud. Me läheme likvideerima nad ära. Ma juhatasin nad sinna. Aga kui nüüd sügisel, kui Soodla veeöödlas oli vesi madal, siis tegelikult nad olid need kõik seal alles. Ja Sten ütles ka, et minule vähemalt kirjas, et neid ehitatakse sinna nii kiiresti, et neid ei jõua likvideerida. Aga kas see nüüd tähendab siis seda, et kogu see ala jääb nagu hea peremehe käe välja? Et kas sellest küsimus või ettepanek on mul selles, et kas võiks planeeringus arvestada seda, et seal ikka inimesed käivad ja et see ei jääks nagu selline lihtsalt lagastamise alaks. No jaanipäeval sõitis keegi skuutriga juba seal. Kas te olete kunagi näinud, et... Ja, ma võib-olla natuke üritan siin vahele kommenteerida, et kui meie seda ala kasutame, siis see piir on nii-öelda tähistatud, aga ega siin opastraataega ette ei tule. Ka täna on Tallinna vesi tegelikult juba väga pikka aega väga hädas sellega, et see ei ole avalikult kasutatav ega avalik veekogu. Ometi kõik seda kasutavad, seda ümbrust lagastatakse, see on väga suur mure ka nende jaoks. Aastal 2004 on Tallinna vesi ka ise koostanud riskihinnangut. Ma täpselt ei tea selle sisu, aga direktiivides see nõue tuleneb ja seda tehakse. Et see on suur mure ja probleem, et ühtepidi meile väga palju ettepanekud kirjasid on tulnud selles stiilis, et see on oluline rekreatsiooniala, paadilaenutused, kas skuutrid, kõik see on ette loetud, see on väga oluline, tuleb arvestada, milline on majanduslik mõju ja nii edasi. Tegelikult see ala ei ole avalikult kasutatav, majanduseks kasutada. Seda lihtsalt tehakse niiviisi ja see on probleem. Aga selle eeldus on loonud tegelikult neid ligipääsu teed, et sa üldse oled võimeline skuutriga sõitmisega ja välja. Ma ei teaks, keegi oskab siin ligipääsu teede kohad. Kas siit on midagi nagu konkreetselt meiega seotud ka? Keegi teab seda ligipääsu teede teemat kommenteerida täpselt. Minu küsimus oli selles, et kes see on see peremees, kes see seal hea korra eest tulevikus hakkab seisma? Kes see vastutab selle eest? Harjutusväli on iseenesest meie kasutuses, mis puudutab Soodla veehoidlate selle tagamist, et sellele ei saaks ligi. See on teistpidi jälle Tallinna vee küsimus, et ilmselt selles protsessis neid küsimusi saab siin põhjalikumalt arutada, kas ja millised võimalused on. See on täna juba ammu ennem seda, kui üldse harjutusväli sinna ka tekkis, rääkimata sellest, et ta ei ole täna kasutuses praktiliselt. Et see on olnud väljakutse probleem pikka aega.
millele see väljakutse, eeskätt on see eeskätt on ta väljakutse Tallinna Veele, kes vastutab selle eest, et see vee kvaliteet oleks korras. ei, küsimus ei olnud vee kvaliteedis, küsimus on selles, kes need ehitised seal kommenteerima Tallinna Vesina. Ehitised, ebaseaduslikud ehitised. see ei ole praegu täna üldse selle Elari Kalmaru Riigikaitseministeeriumide Keskuse haridusväljade portfelli juht. Sten on minu meeskonnas ja küsimus, kes tulevikus peab hakkama neid ebaseaduslikke, nii nagu te ütlesite, peldikuid likvideerima, siis meie. Seal need osad, kilest hooned ja mis igasugused jamad sinna ehitatud on minu teada isegi eramaade peal. Neid tõesti vist ei ole ära likvideeritud. Aga lähme edasi. Ma arvan, et me selle harjutusvälja ploki saime siit läbi käia. Et räägime natuke laiendatud õhualast, et see on hästi palju tekitanud segadust, mis asi see on, mida seal tehakse, kas see kehtestatakse riigi eriplaneeringuga, kui sageli seda kasutatakse ja nii edasi, et me kõiki neid küsimusi ei hakka ette lugema, aga laiendatud õhuala, nagu ma siin ka varem rääkisin, on siis vajalik selleks, et ka seal samas harjutusväljal kasutada relvasid, mille õhualad ulatuvad välja. Laiendatud õhuala iseenesest on vajalik ainult õhualana. Need teed, mis jäävad selle sama laiendatud õhuala sisse, need teed on täna olemas, nende teede kasutamiseks ei ole meil vaja laiendatud õhualasid. Teede laiendamiseks ei ole vaja laiendatud õhualasid. Teede ääres või jalgsi liikumiseks ei ole vaja laiendatud õhualasid. Laiendatud õhualasid on vaja vaid sellisel juhul, kui sinna ulatuvad õhualad. Selliselt nagu Kaitseväe keskpolügoonil on aastast 2015 antud riigi poolt luba neid alasid teatud tingimustel, teatud otstarbel siis kasutusele võtta, on see vajadus ka Soodla puhul olemas. Kas seda vajadust rahuldatakse või mitte, see on eraldi otsus, seda ei otsustada selle riigi eriplaneeringu kehtestamisega. Küll aga me hindame selle protsessi KSA osana mõjud ja mõjude hindamisel me oleme võtnud samad lähtealused nagu keskpolügoonil, ehk see ala on kasutuses kuni 90 päeva aastas. See on väga pikk aeg, me oleme täna väga kaugel selleks, et neid laiendatud õhualasid sellisel määral kasutada, ehk et mõjuhinnangud väga suure tõenäosusega väga pikaks ajaks tugevasti ülehindavad neid mõjusid, aga me pigem ülehindame neid kui alahindame. Ja lisaks sellele, mis puudutab, ütleme, et kui me räägime, et on vajalik õhualane, et mida ta siis inimestele tähendab? Inimestele tähendab siis seda, et nendel päevadel, kui on neid vaja kasutada, on teed suletud. Kui me räägime sellest kolmandast teest, siis see kolmas tee tegelikult kulgeb